emakeeletarklaias. Nii, tere! Tere! Mina olen Annika Emakeele Seltsist ja oma seltsis me korraldame igasuguseid keeleüritusi. Üks viimaseid toredaid keeleüritusi oli eelmisel aastal sõnakogumisvõistlus, kus õpilased said minna Emakeele Seltsi koduleheküljele ja kirjutada sinna igasuguseid sõnu, mida nad on kuulnud, aga mida sõnaraamatutes veel ei ole. Ja sellega seoses mul on ka teile üks väike mõistatus, et üks õpilane saatis sinna sellise sõna nagu külmetuskompott. Mis see võiks olla, mis te arvate? Külmkapp. Võib-olla mingi kompott, mis on ära külmetatud. Äkki külmakompress. Et jäätis, kuna see on külm ja vahel on seal mitu koostisosa sees. Tegelikult tema tuttavate seltskonnas see tähendas seda, et kui keegi on külmetanud ja siis tal on kõik hädad korraga kallal, et nina tilgub ja köha on ja kurk on valus, et siis see on nagu üks suur külmetuskompott. Näiteks keegi küsib, et kuidas sa ennast tunned, siis ta vastab, mul on see tavaline külmetuskompott. Missugune sõna oli seal kõige ilusam? Selle mõtles välja üks 2-aastane tüdruk, et tema oli kuulnud kakukese muinasjuttu. Teate seda muinasjuttu? Et ta oli kuulnud seda ükskord niimoodi, et jänese kohta öeldakse kõrtsin ja mõnikord niimoodi, et öeldakse pikkkõrv. Ja siis, kui ta ise hakkas seda juttu kellelegi rääkima, siis ta pani kokku pikkkõrv ja kõrtsin ja kokku sai piksil. Kas seal sõnavõistluses osalesid ka väikesed lapsed? Jaa, kõige vanem osaleja oli meil vist üle 50 aasta vana ja kõige noorem oli 10-aastane. Ja nooremas vanuserühmas, mis oli 4.–6. klassini, võitis just 4. klassi õpilane, millele mul on hästi hea meel. Miks tehti võistlus internetis, kui sõnaraamatus on niigi palju sõnu, mida ei jõua ära lugedagi? Jah, see on tõsi, et sõnaraamatus on väga palju sõnu, aga ometigi sellest hoolimata ei ole seal kõiki toredaid sõnu, mida kasutatakse. Kas sõna pidi ka ära põhjendama, et kes on selle nagu ütelnud ja et mis see tähendab? Väga väärtuslikuks me pidasime seda, kui keegi kirjutas juurde, kuidas see sõna tekkis ja miks. Näiteks, kuidas oli ära põhjendatud see pikksilma tekkimise lugu. Ja seal oli palju selliseid toredaid märkusi juures, näiteks, et minu isa kasutas seda sõna, kui ta oli noor või meie oma sõpradega hakkasime seda kasutama alguses ja siis kogu klass võttis selle omaks ja siis kogu kool. Et mis sõnu üldse saadeti sinna? Oi, väga erinevaid sõnu, et hästi palju oli noorte slängisõnu, nagu arvata võib, tüüpilised esta ja töpa ja mobla ja siis oli laste sõnavara, massa ja juhalla, juume tähenduses ja nii edasi. Siis oli vanavanemate sõnavara, nii et erinevas vanuses inimestel. Siis oli erinevate elualade sõnavara, mida tavainimene ei tea. Aga kas te ise muidu olete kunagi niimoodi mõelnud, et mõtleks mingi asja kohta ise sõna ja siis oletegi teinud selle? No, siin väiksena koilipika kohta koilennuk. Väga et ma ütlesin väiksena apelsini kohta, ütlesin papaliid ja mandariini kohta mammaliid. Et ma ütlesin väiksena pagasniku kohta paganasnik. Nii, sul oli ka? Ma ütlesin väiksena spagettide kohta basketid. Ma ütleb spagettide kohta pagnaketid. Suur aitäh teile, väga huvitav oli teiega rääkida ja kohtumiseni siis internetis sõnu kogumas. Kes sai